Olen tagasi oma Tartu lemmikpaigas ehk botaanikaaias. Möödusin just hullude peenrast. Hullude peenraks ma kutsun seda kohta, kus on palju taimi, kelle ladinakeelses nimes on hull diminutiivi liide sees, et see teeb väiksemaks. Hea näide Primula veeris, eks ju. Veeris on omastav kääne kevade. Primus on esimene, prima siis on naissoost esimene ja hull siis nagu teeb see väiksemaks, nii et kevade esimesekesetar. Mis on siis eesti keeles nurmenukk, jah. Aga seal hulle on veel ja hullud juhivad ka Euroopa Liitu, seal üks tädi Ursula, kurinõid, Ursus karu, Ursa emakaru, Ursula siis, ma ei tea, emakaruke. Jah, ka selline, aga tänane teema ei ole hulludest ega ka hullikestest, vaid tänane teema on narkomaaniast. Et ma tahaksin rääkida narkomaaniast, kuna ma ise ei ole narkomaan, aga mul on selle teemaga olnud elus kokkupuudet. Ja elus on olnud nii palju kokkupuudet, et ma olen hakanud pisidas pooldama Singapuri nägemust, mis tähendab, et juba väga väikeste koguste eest ootab seal benžihüppe, aga köis pannakse kaela ümber ja luuk läheb jalgade alt lahti ja teist korda enam hüpata võimalik ei ole. Et minu kokkupuude narkomaaniaga oli suures osas Hispaania kuningriigis, kus narkootikumide tarvitamine on täiesti seaduslik, vähemalt ei ole ebaseaduslik. Avalikes kohtades narkootikumide tarvitamine on selline väärtegu, nagu Eestis oleks nagu ilma pileta bussis sõitmine või valesse kohta auto parkimine ja midagi sellist. Ja. See infraktsioon administratiiva. Ja mis edasi lähevad kõik igasugused müümised ja ostmised ja need on muidugi ebaseaduslikud, kui vahepeal pole seda seadust leebemaks tehtud. Alustaks võib-olla sellise leebema variandiga, et ütleme kanep, marihuana. Kokkupuude endal on selline, et ma olen jaganud korterit inimestega, kes seda kõvasti suitsetavad ja kellel oli huvitav kiiks, et tubakas neile ei meeldinud, et mäletan üks pidu ja keegi pani sigareti ette ja läitis selle ja mu korterikaaslased said kreepsu, aga ise nad suitsetasid palju seda jõulukuuska. Kanepiga on ka selline lugu, et mul oli üks mehiklasest töökaaslane, kes kogu aeg rääkis, ta käib Vanamaal külas, kogu aeg mingi abuela, Vanama ja mingil hetkel mul just kohal, et kuule, sa ei ole ju hispaanlane, et kuidas sul siin vanaema on. Ja siis tuli välja, et vanaema oli selline vanem pensionär, naisterahvas, kes nagu ma aru saan ise kasvatas ja ka siis müüs inimestele kanepit. Aga tema puhul oli selline huvitav asi, et ta ei olnud selline inimene, kes annab kauba ja võtab raha ja see on nagu ma ei ole kunagi narkootikumi ostnud, aga ma kujutan ette, see võib nii käia. Ja. Või tema puhul oli ka selline nagu inimlik suhe oma lapselapsekestega. Et nad käisid tal külas, siis vanaema tegi kohvi piimaga, pani koogitükki ette, siis sai ka räägitud, vanaema, kuidas sul läheb ja mis sa täna tegid ja vanaema oli ka suhtlust noorte inimestega. Ja siis kui ära läksid, siis anti vanaemale natukene pinsi kõrvast, eks ju, ja vanaema andis väikese kingituse. Et selline rituaal oli. Et see oli päris huvitav. Aga ma tegelikult kanepisse suhtun negatiivselt, kuna ma olen näinud, et inimesed, kes seda ikkagi palju suitsetavad, nad lähevad peas kuidagi topakaks või juhmiks. Et see ei ole selline asi, mis on hea. Kanepivad võib-olla ka nii, et Eestis on viimasel ajal moes igasugused kanepitooted, mis ei ole narkootilised, igasugused CBD-õlid ja asjad ja kui ma Hongkongis olin, ma panin tähele, et seal on need hoiatused igal pool, kus on piirikontrollid, eks ju. Ja seal on väga selgelt kirjas, et ka see CBD-õli toob kaasa selle vanglakaristuse, mis võib olla siis kuni eluaegne. Aga narkootika, mida ma võib-olla siis kõige rohkem, mitte võib-olla, vaid lausa kindlasti kõige rohkem vihkan, et ma näen, millist kahju ta inimestele teeb ja kui kohutav see on kokaiin. Et ma olin nii naiivne, et ma
ma ei eeldanud, et mingil hetkel ma olin võib-olla liiga noor ja võib-olla liiga rumal, aga mul oli kuidagi selline arvamus, et narkootikumid on selliste jätiste pärusmaa, et korralikud inimesed, kes käivad valgetes triiksärkides ja ülikondades ja sellised ontlikud ühiskonnakodanikud, nemad sellist asja ei tarvita. Aga muidugi ma eksisin ja mul oligi töökoht ja ma olin ikka, ma ei tea, aasta või rohkem seal tööl, enne kui ma aru sain, et mu töökaaslased on narkomaanid. Et see oli niimoodi, et meile reedeti komme pärast tööd minna kuskile baari, teha väike külmõlu ja siis võib-olla kuskil edasi liikuda või koju minna, kuidas keegi, eks ju. Ja ma istusin seal reedeti nendega ja ma imestasin, et mina olen terve nädala tööd rabanud, ma olen nii väsinud, ma tahaks lihtsalt koju minna ja magada ja nemad hüppavad ringi nagu hullunud Duracell jänesed. Et ma tundsin, et ma olen kuidagi nõrgem, ma olen viletsam, miks ma nii nõrk ja vilets olen. Ja nemad muudkui jõuavad. Siin on üks kole vares ja mul on natukene hirm, sest võib-olla praegu on vist, praegu on märts, praegu nad vist veel ei ründa, jah. Millal nad hakkavad ründama, siis ei saa vist siia enam tulla. Neil on komme pähe lennata ja nokaga taguda ja küüniseid pähe lüüa ja on negatiivseid kogemusi Tartu varestega. Nad on nagu narkomaanid, kui need lapsed on, siis nad tahavad nagu hulluks, nagu oleksid narkootikud. Meil on mingi hormonaalne probleem, ma arvan. Aga siis läks kogu aeg edasi, aga ma ei tea, miks nad, aga otsustasid võib-olla mulle tõtt rääkida, et see täis niimoodi, et ma sattusin korterisse ühele peole ja seal korteris oli peegel ja peegli peal olid siis kokaiinitriibud ja võib-olla üks väheseid asju, mille ma uhkus siis tunnen elus on ka see, et mul on seda kokaiini tasuta pakutud. Ma oleks võinud ka triipu teha või kuidas seda öeldaksegi, aga ma ütlesin sellest ära. Ma ei ole kunagi elus kokaiini tarvitanud. Ja selle kokaiinitriipudega oli ka selline, et selle korteri peremehel oli kass. Ja siis kass tuli vaatama, mis seal peegli peal on. Et hakkavad lähenema, nagu kassid ikka lähenevad kohtadesse, kuhu nad ei tohiks võib-olla läheneda. Ja nii palju kokaiini, siis kass nagu võpatas ja hüppas tagasi. Nii et loom teab, et see oli turvaline asi, et see ei ole hea asi. Ja kui ma seal peal olin, siis mingil hetkel helises ka majaperemehe telefon ja ta ütles mulle, et võta vastu, et tal ei ole aega. Ja ma siis, kuigi me ei olnud väga head sõbrad, aga mina tavaliselt ei lase pooltuttavatel oma telefoni võtta, aga tema millegi pärast laskis ja siis ma võtsin telefoni ja vastasin ja telefoni teises otsas oli siis inimene, kes müüs narkootikume. Aga ta hakkas rääkima, et ta müüb midagi, aga ta ei öelnud kunagi, mida ta müüb. Ja mingi hetkel mõtlesin talle, et kuule, et ma saan aru, et sa tahad mulle midagi müüa, aga sa ei ütle, mida sa müüd, et ma peaksin ikkagi kauba nimekirja võtma. Siis ta luges mulle ette kõik tuntumad narkootikumid, mis seal on, kanepid ja amfetamiinid ja kokaiinid ja ma ei tea, mis seal veel olid, igasugused heroiinid. Ja sa luges ette mulle pika nimekirja, igasuguseid huvitavaid tablette ja pulbreid ja ma ei tea, leotisi ja värke-särke. Ja selle peale ütlesin ma talle printsipiaalselt, et väga tore, aga meie siin ei tarvita narkootikum, sest narkootikum on tervisele väga kahjulikud. Ja selle peale ütles tema, et see on väga tubli, et sa niimoodi mõtled. Aga ta ütles muidugi seda sarkastiliselt. Ja see narkokaupmees tegelikult oli naine ja see oli ka huvitav. Et võib-olla siis, et see vahelemise risk on väiksem, et kui igasugused armsad vanadid müüvad kanepit ja noored tüdrukud müüvad, ma ei tea, kõike, siis võib-olla politsei eeldab, et on keegi teine, kes seda tuleb müüma. Sellised kogemused on narkootikumidega, et miks ma seda kokaiini rohkem vihkan. Sest kokaiin, ta tundub, et ta teeb inimesed väga selliseks ägedaks ja selliseks energiliseks, aga tegelikult ei tee, tegelikult on kuidagi pateetilisteks, robotlikeks ja see ei ole minu tähelepanek, see oli ühe noore neiu tähelepanek, kes oli ühe mu töökaaslasega oli suhtes ja siis ta kurtis seda muret, kuna töökaaslane oli kokainomaan, ütleme ausalt ära, eks ju. Ja ta ütles, et see, mis see kokaiin temaga on teinud, et ta on tast nagu hinge välja imenud, hinge välja võtnud, et tal enam ei ole hinge. Ja see on ka minu kogemus olnud inimestega, kes on kokainomaanid, nendega suhtlemisel, et neil nagu ei oleks enam hinge. Et see hing on läinud. Selline kogemus siis on mu kokaiiniga. Et ma ei tea, rohkem ei ole midagi öelda. Võib-olla see, et sellel kokaiinil on ka kaassõltuvus
et inimesed, kes ise ei tarvita, aga viibivad väga palju kokainomaanide seltskonnas, võtavad omaks teatavad nende maneerid ja olemise viisid ja seetõttu ongi väga raske tihti öelda, et kes tarvitab ja kes ei tarvita. Aga üldiselt on need märgid ikkagi väga selged ja ma olen ka Eesti ühiskonnas näinud inimesi, kes on ontlikud inimesed, kes on viisakad inimesed ja kelle selle suhtes mul on suur kahtlus, et tegemist on kokainomaanidega. Nii, see oli siis tänane mõtisklus.